tere kõigile. Mina olen Mattias Eerik Voost ja mul on hea meel tervitada teid kõiki kuulama, vaatama tänast Voo seminari eriosa. Nimelt minuga koos on siin Priit Kallas. Tere! Kellega me tegime hiljuti veebiseminari teemal veebiturundus või siis SEO. Peamiselt siis oli see vist see Voo SEO. Just täpselt, et me Voo platvormi keskselt siis rääkisime uuest meil hiljuti just valminud SEO tööriistadest, aga ka sellest, kuidas see SEO ja see veebilehe optimeerimine siis täpsemalt meie platvormil toimub, aga ka suuremas pildis. Ja muidugi selle 45 minuti jooksul kõik huvilised, kes soovivad, saavad seda seminari järgi vaadata, et see link on siin selle saate kirjelduses kättesaadav. Aga mis meil oli siis seal on see, et hästi palju esitati ka küsimusi, mida me jõudnud ära vastata ja selleks me olemegi täna selle erisaate siin kokku pannud, kus me võtame ette teie esitatud küsimused ja räägime siis sellest veebilehe optimeerimisest laiemalt, täpsemalt. Nii et jah, meil on, kas me hakkame siis kohe? Ma arvan küll, et võtame küsimused ette ja siis küsimused mõned olid konkreetsed, mõned natuke laiemad, aga me võime siis igat ühte avada veits pikemalt ja seda teemat veits avaramalt ette võtta. Jah, just täpselt, et seminaril osaleja Ave küsis siis meie käest sellise küsimuse, et kui kaua SEOs välja tulemine aega võtab, siis kui kaua Eestis ja kui kaua see võiks võtta siis nii-öelda globaalsel tasemel aega. Kas seal on mingi erinevus ja mis endast üldse globaalsel või geograafiliselt tähendab? No selles mõttes ei ole vahet, et globaalne internet on internet, et ameeriklastel on sama internet, mis meil, et pigem on erinevus selles, et kui tihti Google käib sinu juures vaatamas, mis sul muutunud on. Ja siis kui küsimus on, kui kiiresti Google'is välja tuleb, siis vastus on 3 minutit. Et mul on päriselt olnud juhtum selline, kus ma tegin lehel muudatuse, vajutasin nuppu ja 3 minuti pärast läksin Google'is otsima, siis oli see muudatus seal. Eks ole, see ilmselt lihtsalt joppas niimoodi, et siis kui mina vajutasin save, siis tuli Google'i robot ja kuna see Google'i robot käis mul väga-väga suure autoriteediga saite, kes kogu aeg elas seal peal põhimõtteliselt, siis mingil põhjusel kolaki olid need tulemused kohe Google'is ja see on mul ühe korra elus näinud 20 aasta jooksul. Aga jah, et saab 3 minutiga. Nüüd ütleme, reaalsus on ilmselt natuke teine, et mõni päev autoriteetsetel saitidel tõenäoliselt. Aga mõtle ise, kui juhtub mingi sündmus maailmas, eks ole, kuskil lendab midagi õhku või keegi võidab mingi võistluse või midagi taolist, sa võid tunni aja pärast kirjutada Google'isse otsingu, eks ole, kes võitis tennise selle või teise, eks ole, ja sul on juba mingid artiklid ju ilmselt olemas. See on isegi minutite küsimus juba. No täpselt, et ehk siis jah, et see on vastus päris ausat vastust selles valguses ei ole, aga võtame keskmise ettevõtja, kes toimetab selle oma asjadega, eks ole, siis on mõni päev kuni mõni nädal ilmselt see number, eks ole. Ja see põhimõjur on see, et kas sa oled autoriteetne juba. Ehk siis, kui sa oled tähtis, siis Google käib sagedamini vaatamas ja kui ta aga näeb, et sa sagedamini muudad oma saiti, siis su muudatused jõuavad kiiremini kohale. Kui sa viimati muutsid oma lehte 3 aastat tagasi, seal üleüldse ongi 3 lehte ja ühel on ainult kontaktandmed ja teisel on kirjutatud, et Eesti ettevõte, mis on asutatud sellel aastal, siis seal võib-olla Google käib korra kuus, eks ole. Ja. Et see on see peamine mõõdik, mis seal on. Aga jah, et ma arvan, oma valdkonna normaalne sait, mõned tuhanded võib-olla külastajad, kes sul veebis käivad, keskmine sait, eks ole, siis see võiks olla, nädalaga kindlasti jõuab midagi juba Google'isse. Okay. Aga nüüd, võib-olla see teine, mis see küsimuse teine pool võib olla, on see, et kui ma hakkan nüüd näiteks täna midagi tegema, mul viimase ajal lemmiknäide on koerakuut, ehk siis kui ma võtan ja teen koerakuut.ee lehe nüüd praegu ja plaaniks hakata, et seda optimeerima, et ma oletan, et tõenäoliselt on mingid koerakuudi müüjaid juba eksisteerib, eks ole, et kuidas ma siis sellisel juhul liikuma hakkaksin.
siis kunagi ma katsetasin, lihtsalt ma tegin täiesti nullist, täiesti tutt uue domeeni, eks ole, ja vaatasin, kui kiiresti see Google'isse jõudis, siis see võttis nagu 5 päeva aega. Ja siis sellega siis ta oli nähtav Google'is. Aga nüüd sealt edasi juba hakkab küsimus tekkima sellest, et mis need teised konkurendid teevad ja nii edasi, eks ole. Et näiteks ma ise tegin, täna meil on 31 jaanuarine, ma tegin 1. jaanuaril endale sellise lehe nagu SEO teenus. Ja ma ei ole mitte kunagi SEO teenust pakkunud, lihtsalt mitte sellepärast, et ma ei taha või ma ei oska, vaid lihtsalt ei ole tahtnud seda teenusena ise pakkuda. Ja siis lihtsalt ühe projekti raames ma näidisena tegin selle SEO teenuse lehe ja ma mõtlesin, et kui ma selle juba valmis olen teinud, ma panen ta siis üles ka. Ja ma panin ta üles 1. jaanuaril. 1. jaanuar on vaba päev, siis on aega hobidega tegeleda, viskasin oma SEO lehe ülesse. Siis ütleme niimoodi, et Google'isse jõudis ta vist järgmine päev, siis ta debüteeris seal vist 12. kohal, siis nädala pärast 6. ja praegu kõigub seal kuskil 1. ja 3. vahel. Et tihti on 1., mõnikord on 2., mõnikord on 3., eks ole. Aga see nüüd tuleb sellest, et Dreamgrow.ee saidil on juba mingi autoriteet selles valdkonnas, eks ole. Kui ma paneks sinna võib-olla rehvivahetuse info üles, siis eks sellel saaks ka võib-olla mingi ajaga käima, aga seal on, see on hoopis teine teema ja see ei haaku selle lehe või selle domeeni enda põhitemaatikaga, jah. Okei, aga ütleme näiteks, et tulles selle küsimuse tagasi, et ütleme ma siin Eestis guugeldan näiteks Tartus olles seda SEO teenust ja leian seal, aga kui ma olen näiteks New Yorgis ja mul ei ole mingit VPN-i peal ega midagi sellist ja ma guugeldan seal, eks ole, SEO services või SEO teenist, isegi eesti keeles, et kas see mõjutab ka asukoht nagu nii-öelda? No jah, selles mõttes asukoht muidugi mõjutab, et ütleme, kui sa ükskõik kus kohas sa SEO teenus sisse lööd, eks ole, siis see on eesti keel lihtsalt piirab selle ära, et seal on nagu vältimatult igal juhul, eks ole. Aga ütleme näiteks Eestis on näiteks selline firma nagu security software, niimoodi. Kui sa Eestis kirjutad Google'isse security software, siis see firma tuleb esimesena välja. Kui sa nüüd kirjutaksid RIAs Google'isse security software, siis nad ilmselt ei oleks esimese 100 tulemuse sees, eks ole. Et seal on nagu see point. Et sellisel juhul, kui ma seda Eestis teen, siis ta oletab, et ma tahan seda Eesti tulemust, eks ole. Ja. See on ka mingi, oma valdkonnas mingi tegija firma, eks ole. Väga loogiline muidugi, jah. Aga nii kui ma ei tee seda Eestis, eks ole, siis see enam ei haagi ja kui sa kirjutad New Yorgis security software, siis tuleb mida iganes, eks ole, seal esiotsas välja, eks ole. Okei. Aga selline küsimus sulle ka, et me räägime nüüd, ütleme, sa siin tõid näite, et sa lõid veebilehe nullist ja lõid nii-öelda teenuse nullist. Et kui ma olengi nüüd alustav ettevõtja, ma loen endale veebipoe, loen endale võib-olla mingi maandumislehe ja ma teen selle lihtsalt valmis. Et kuidas Google selle üles leiab, et ma tean seda, et meil Voos on näiteks alati klientidele soe soovitus, tee endale Google'isse sinna Search Console'i endale konto, ühenda oma veebileht ära, verifitseeri see ära, vaata seal need tööriistad üle, tegele sellega, et sa oleksid Google'iga teadlikult ühenduses. Kas sina teed ka selliseid asju või sa annad talle nii-öelda vaba voli, et kas see vastab siis tõele, et kui sa oled veebilehe teinud ja pole ennast Google'iga ühendanud, et sind pole olemas või Google ikkagi leiab su üles vastu sinu tahtmist ka? Ei, see ei vasta tõele. Selles mõttes see, kas sul on Search Console või mitte, sellest ei sõltu sinu Google'i indekseerimine. Selles suhtes, et kui lihtne näide, et aru saada, kui su vanaema teeb kudumissaidi, ja ta ei tea Google'ist mitte midagi. Aga see, mida ta kudumisest teab, on maailma parim. Siis ta peaks tulema Google'is esimesena välja. Okay. Ja see, et ta ei ole Search Console'is, Google ei saa selle pärast nagu esile tõstmata jätta. Search Console on see vahend, mis aitab sul aru saada, kuidas sul läheb ja sealt sa saad võib-olla ideid, kuidas paremini teha. Aga see, kas sa seda jälgid või mitte, sellelt tegelikult, nii-öelda, tal ei ole nagu põhjuslikku seost Google'is välja tulemisega, eks ole. Ja aga teine ots nüüd, miks sa igal juhul, sul on praktiliselt, sa pead Google'ile ütlema, ära indekseeri mind. Selle jaoks on siuke käsk nagu no index, selle saab kirjutada siis kas lehepäisesse või on siuke fail nagu robots tekst, mille sisse sa saad kirjutada, et kuule Google, et siia ei ole sul asja ja ära indekseeri.
et see on täiesti töötab ja ma olen mitmeid saite näinud, ma olen teinud selliseid SEO konsultatsioone, mis kestavad ühe linnukese muutmise pikkuse. WordPressis on ühes kohas üks linnuke, kui sa selle vajutad, siis see on mõeldud nagu saidi arendamise ajaks, et sul ei oleks 2 ühesugust saiti ja paned peale ja siis mingi arendajal paneb selle laivi ja jätab selle linnukese peale. Ja siis inimesed tuleb, me oleme 6 kuud siin ilgelt pusinud ja no ei tule Google'is välja, mis värk on, siis ma teen. Ja siis on järgmine päev kõik korras sellepärast, et nad on hullult vaeva näinud, nad on seal täiesti viimase peal paika pannud, eks ole. Ja siis, kui see paisu tagant vesi välja saab, siis on kõik väga hea. Aga Google otsib sind selle järgi, kas sulle keegi viitab. See tähendab seda, et põhimõtteliselt, kui sa teed domeeni, mingi EE-domeeni, eks ole, siis sa oled kohe mingites EE-domeeni kataloogides. See on kuskil mingi ports domeeni aadress, see on sinu oma ja minu oma ja kõik on seal. Ja see on link sinule. Ja siis see point on nagu selles, et see ongi kogu SEO tuum. Google hindab lehti selle järgi, kes sellele viitab. Sisuliselt, kui sinu mingi teine leht viitab sinu lehele, siis see viide on nagu hääl, et nagu soovitus. Eks ole. See veebileht ütleb, et see on okei veebileht. Ja hästi lihtsustatult Google loeb need hääled kokku ja oletame, et sina müüd koerakuute ja mina müün koerakuute, sinul on 10 häält, mul on 5 häält, sina oled esimene, mina olen teine. Et see on nagu kogu SEO tuum. Sa võid teha mida iganes, sa võid visata saltosi, search console, whatever, vahet ei ole. Kui sulle ei viita ükski teine veeb, siis sa Google'is välja ei tule. Sellist olukorda saavutada, et sulle keegi ei viita, on peaaegu võimatu, sest need samad domeenikataloogid, igasugused agregaatorid ja nii edasi, need korjavad sul praktiliselt esimesel päeval üles, kui sa selle domeeni elad, aga point on seal. Okei, aga kui sa oleksid kuskil, ma ei tea, foorumites kusagil, kas see ka mõjutab, kui sa oled näiteks Facebookis kusagil communitytes postitad vestlustesse oma veebilehe infot ja räägid teemadest, et siis see ei ole mitte ainult nii-öelda nagu veebilehe põhine, aga näiteks ka Facebooki põhine, et see SEO-sse ulatub. Ei. Põhiline point on siis selles, et lingid on 2 sorti. Silmaga vaadates vahet ei tee, aga kui koodi sisse vaatad, siis on kohe näha. Ja lingile saab panna külge siukse atribuudi nagu no follow. Ja see tähendab, see on mõeldudki kunagi selleks, et näiteks blogid, kus on avatud kommentaarid, enamus lingid, kui sa sinna kirjutad midagi ja paned lingi, siis lingile läheb no follow kallale, külge. Lihtsalt selle pärast, et kui seal ei oleks no follow't, siis mingid SEO spämmerid kõmmutaks sulle sinna 12 000 kommentaari, eks ole, mis on Viagra ja kõik muud värgid. Ja seega sinna läheb külge see no follow. Ja siis see ütleb Google'ile, kuule Google, et see on meil selline link, mida ära sellega arvesta, eks ole. Okay. Ja nüüd ongi küsimus, et kas see koht, kus see viide on, kas see link on seal follow või no follow? See on väga lihtne vaadata, selleks on isegi lausa niisugune Chrome'i extension olemas, mille nimi on, wait for it, no follow. Aga siis, et see point on siis nagu selles, et kõik sotsmeediakanalites olevad lingid on no follow. Sest see on sama asi, et kui Facebooki lingid oleksid mitte no follow ja annaksid SEO väärtust mingile sinu lehele, siis ma ei tea, palkame endale armee perioneere ja paneme kogu Facebooki oma linke täis, eks ole. See ongi peamine põhjus ja see on ka selle no follow, miks ta üldse eksisteerib põhjus. Okei, väga põnev, ma ei teadnud seda, nii et mul on hea meel. Ma küsisin selle küsimuse, ma küsin sellest lähtuvalt veel ühe küsimuse, mis meil Voo kasutajatoes on tihti ette tulnud, et näiteks on olukord, kus ettevõtte ostetakse ära või näiteks ettevõtte vahetab ühesõnaga nime. Neil on juba tehtud omale, ütleme, nad tegelevad ja müüvad neist koerte kuute ja vaatavad, et okei, et äri ei lähe, teeme selle nime ja kogume ettevõtte brändingu ümber, aga müüme samu tooted edasi, aga midagi muud ka veel. Meil on juba Google'is tulemused olemas, me oleme juba natukene kusagil olemas, aga meie lootus on see, et uue brändinguga, uue nimega me jõuame palju kaugemale. Kas domeeni vahetamine, uue domeeni lisamine, veebilehel nimede vahetamine, kas see lõhub minu senise SEO täiesti ära või Google saab sellest aru ja uuendab ära need andmed või kuidas see protsess täpsemalt välja näeb? No ütle, mul nüüd liiga palju kogemust sellega ei ole, võib-olla mingi 10 saiti või midagi taolist, aga
igal jumala juhul, kus selline asi on juhtunud, siis on mingi ikaldus sellega kaasnenud. Et see ei tähenda, ühesõnaga, sa ei kaota nagu selle nullist ja uuesti tegema. Google'i selle sama Search Console'i sisse on ehitatud lausa selline vahend, mille nimi on domain change tool või ma peast ei mäleta, mis täpne nimi oli. Okay. Aga et see ongi niimoodi, et sa kõigepealt teed igased ettevalmistavad sammud ära ja siis lähed sinna tööriista ja ütled, nii, nüüd mul see praegune aadress on see teine aadress on see teine sait, mis mul on ka Search Console'is regatud ja palun nüüd tee see vahetus ära, eks ole. Et see on üks asi. Teine asi on lihtsalt see, et puht turunduslikus mõttes, et ma olen ise üle elanud nimevahetuse nagu selles mõttes ettevõtte nimevahetuse, et ettevõtte tegeles sama asjaga, aga nimivahetus. Ja see oli nagu kui Telia ja Circle ka vahetavad omal nime, siis see on nagu võib-olla vähem oluline, sellepärast et see telefon on mul taskus, eks ole, et ma ei hakka vahetama, aga kui sa oled selline keskmine ettevõte, kus nagunii keegi su nime ei tea, aga mõned üksikud fännkliendid on ja siis nemad ajad ka segadusse, et siis see on nagu miinus, mida tegevuse järgi. Aga kokkuvõttes on see, et üks asi on see, et sa vahetad puhtalt domeeni nime, aga sa saad seda ämbrit endale korraldada ka lihtsamate meetoditega, on see, et lihtsalt, kui sul aadress muutub, nagu lihtsalt veebiaadress, või ütleme, domeen jääb samaks, koerakuut.ee, kaldkriips, point1, ja nüüd meil on point1 idee ja me hakkame tegema point2. Ja oletame, et see point1 on nagu mingi autoriteedi saavutanud Google'i silmis. Siis kui sa võtad point1 maha ja teed sellest point2, isegi kui see sisu on sisuliselt identne, et värv on teine ja on, ma ei tea, lame katus teine, siis põhimõtteliselt Google'i silmis üks leht kadus ja tekkis uus, mille väärtus on 0, sellepärast et see on uus leht ju. Ja selliseid kraatoreid on ikka päris palju näinud, kus inimesed teevad mingil põhjusel, kas kogemata või meelega, nagu selles oma aadressite struktuuris muudatuse ja praktiliselt kaotavad kogu oma Google'i olemasolu, eks ole. Okei, aga kas see on sisuline vahe ka, et ma jätan vana domeeni alles, aga suunan uuele edasi või lasen vanal domeenil ükskord ära aeguda, ta kustub ära registrist, läheb kellelegi teisele kättesaadavaks, on ju? Vana peaks ikka alles jätma, sellepärast, et see on ka see, kui sul mingil põhjusel on siis ikkagi vaja seda vahetamist teha, eks ole, siis Google'il on endal juhend selle kohta, et kõigepealt suunad kõik vanad asjad uuele ja siis, kui need 301 suunamiseks nimetatakse neid, kui need suunamised on kõik ära tehtud, siis lähed Google Search Console'i ja ütled Google Search Console'ile, kuule, ma nüüd need suunamised tegin ära, aga nüüd vahetame siis selle domeeni ka ära, eks ole. Aga et kui vähegi võimalik, siis ma soovitaks seda vältida. Okei. Väga hea. Aga domeen igal juhul alles jätta, et lihtsalt siis muidu konkurent võtab omale ja suunab need samad lingid, mis ennem sulle tulid endale. Et see on üks väga tavaline, mitte väga tavaline on võib-olla vale öelda, aga üks, kui ma teen näiteks globaalset SEO-d, eks ole, siis ma otsin aegunud domeene, millel on mingi ranking, mis on minu valdkonnas. Ma ostan selle domeeni ära, teen endale selgeks, mis lehed seal olid ja suunan need oma eksisteeriv, saad aru, ühesõnaga, et kui nad ennem suunasid selle lehe siia mingile lehele, siis ma panen sinna 301 vahele ja suunan nad oma lehe sellele lehele. Tõsi, seal peab nagu temaatiline seos eksisteerima, eks ole, et kui ma ostan koerakuudi lehe ja suunan koerakuudi lehele, siis see värk toimib, aga kui ma ostan paadi lehe ja suunan koerakuudi lehele, siis ta nagu ei tööta, eks ole. Aga see on ka jälle, üks näide. Üks äri, mida ma praegu ajan nagu üles Google'is, on Ameerika maale suunatud ja praktiliselt ei ole linke, et neid oleks vaja. Ja see lingitöö on ikka jõhkralt raske neid hankida. Ja siis ma leidsin ühe domeeni, mis on hea rankinguga, sellel on täiesti normaalseid nagu mingid siuksed globaalselt tuntud meediaväljaannete do follow linke, umbes 200. Ja selle domeeni müügihind on 5 tonni. Ja ma praegu kratsin kukalt või otsaisist, et nagu korraga nagu välja käia see 5 tonni nagu ei taha, aga kui sa müüksid mulle 10 linki
ütleme 2000-ga, siis ma ostaks kohe ära, eks ole. Aga noh, neil tahavad lihtsalt korraga nii nagu suurt raha, aga ma arvan, et ma teen seda lihtsalt sellepärast, et ma sisuliselt ostan endale linke. See on hästi suur no-no. Google'i jaoks on see, et linkide ostmine ja müümine. Et link ei tekkinud mitte sellepärast, et sina soovitad mind, vaid link tekkis sellepärast, et ma ostsin sul või maksin sulle raha, et sa viitaksid. See ajab nende masina ju lolliks, ja sellepärast on see nagu, see on kõige suurem kuritegu üldse Google'i raamatus. Ja kui sa sellega vahele jääd, siis sa saad penalti ja see võib olla D-indeks, ehk siis enam ei olegi Google'is, eks ole, ja siis sa pead hakkama Google'ile tõestama, et sa oled ikkagi kõik need asjad jälle maha võtnud ja korda teinud ja paluma, et nad su jälle enda juurde tagasi laseks. Ja kusjuures seal ei olene ühesõnaga, kunagi Google, ma arvan, see võis olla mingi 2015 või ma isegi ei mäleta, mis aasta oli. Aga Google tegi niisuguse näidishukkamise, et kuna mingi SEO firma tegi PEM-ile mingit sellist triki SEO-d, Black Hat SEO. Jaa, täpselt. Ja siis jäi Google'ile vahele nii-öelda. Siis Google mingiks ajaks delistis BMW. Ja no, see oli ilmselgelt näidis hukkamine, sest Google ei saa lubada seda, et Google'i tulemustes ei ole BMW, et see ei ole nagu, Google müüb seda, et nende tulemus on kvaliteetne, tulemus, milles ei ole BMW-d, ei ole kvaliteetne. Ja, see on lihtsalt näidis fleksimine meestel. Täpselt, jah. Okay. Aga noh, see tähendab seda, et mitte, et nüüd ei võiks mina võin teha, mis ma tahan, aga lihtsalt Google võib sellele viltu vaadata. Okei. Liigume edasi järgmise küsimuse juurde, mille samuti Ave esitas meile, et kõigepealt siis, et mis asjad need snippetid on ja kuidas snippetites paremini välja tulla. Räägi meile sellest. No snippetid on see, et kui mõnikord, kui sa Google'isse kirjutad mingi otsingu, siis tuleb kõige ees on siuke mingi vastuse plokk, kus on võib-olla mingi pildid või mingi lühivastus küsimusele või midagi taolist. Ja siis ma oletan, et see küsimus tähendab seda, et kuidas siis olla üks nendest. Ja kuna ma olen ise olnud seal mõned korrad, see on ma isegi ma vist ei tea, kas Eestis ma olengi näinud mingites kohtades sellist olulist, mis mulle praegu meelde tuleb, aga ingliskeelsel turul. Et ma olen olnud oma selle sotsmeedia SEO sisuturundustüüpi asjadega sagedasti seal snippetites ja see on unbelievable, kuidas see töötab. See on täitsa uskumatu selles mõttes, et ütleme nii, et kui sa saad üks teema, millega oli niimoodi, et ma sain esimeselt tulemuselt, kui ma olin esimene ilma snippetita, siis ma sain 25 000 külastust kuus, ja kui ma olin snippeti sees, siis ma sain 80 000 külastust, et see oli nagu kosmiline number. Aga see, et sinna saada, siis tuleb kõigepealt endale aru anda, missugused need snippetid on, et seal on mingid how to'd ja siis mingid küsimuste vastused ja mingid loetelud ja mingid sellised asjad. Et ütleme, seal ei ole nagu mingit, et vot tee nii, siis on, aga sa pead jälgima, et siis tõesti, su lehel on selgelt kirjeldatud how to. How to'd on ka võimalik siukse asjaga nagu structured data oma lehel teha. Siis see on niisugune tehniline värk, Voog kunagi teeb ka selle, et neil on see. Ja siis teine asi, mis on see, et näiteks 10 kõige ägedamat koerakuuti, eks ole. Või ütleme, näiteks kui sa kirjutad top best books about sales, kirjuta Google'isse, siis see esimene plokk tõenäoliselt seal võib-olla isegi on lausa mingi Google'i enda mingi selline riba. Aga ühesõnaga, kui sa mingeid selliseid asju küsid, siis sa võid selle vastuse saada, aga selleks, et su veebilehel üldse oleks võimalik sinna figureerida sinna kohta, siis ongi see, et su lehel peab ka see info olemas olema, eks ole, ja sa pead olema ikkagi mingi top 1, 2, 3 tulemas, et muidu see sinna ei satu. Ja kui ma nüüd ei eksi, siis nüüd juhtus küll selline asi, et varem oli see, et kui sa olid seal snippetis, sa olid snippetis, esimene oli keegi teine ja siis sina olid näiteks kolmas või teisel positsioonil, eks ole. Siis nüüd vist on nii, et sa oled kas snippetis või üldse mitte. Ühesõnaga, kas tulemustes või snippetis, aga mitte enam kahes, eks ole. Et see muutus nüüd mingi see nädal või eelmine nädal midagi taolist. Muidugi need pidevalt muutuvad erinevad detailid on vist teema täiesti oma ette, et neid asju tihtipeale tuleb, et räägime sellest, kui palju on kirjelduse tähemärkide arv ja siis räägime sellest, et millised spetsiifilised reeglid, kuidas käituda
kas selliseid asju ka tuleb ette, kus on pikalt olnud üks hea reegel, mida jälgida ja siis järsku see reegel teeb sulle kahju, kui sa seda nüüd ei tea, et ära enam tee? No ma ütleks seda, et ütleme nii, et põhireeglid, need ei ole muutunud nagu terve igaviku selles suhtes, et ma siin mõni päev tagasi tegelesin natuke arheoloogiaga ja vaatasin oma mingeid vanu dokumente ja siis see, mis töötas 2003 aastal neti optimeerimisel, see töötab ka täna Google'i optimeerimisel, kui sa teed neid normaalne sisu, hea materjal, see, mida klient tahab ja ühesõnaga, kui sa, ütleme nii, et kui su fookus ei ole mitte trikitada Google'it, vaid olla kliendile kasulik, siis sa enamasti kuhugi ventikesse ei lenda, ei ne? Aga trikkidega on nagu see, et mingi aeg töötasid näiteks väga hästi, WordPressil olid sellised asjad nagu tagid ja need tagid tekitasid omaette automaatseid lehti, mille peal olid siis kõik need artiklid, mis siis selles tagiga tagitud olid ja need tagilehed ränkisid hullult hästi Google'is. Ja ma praegu, mul mingi aeg nagu jäi mulje, et nende efektiivsus hakkab madalamaks minema, aga nüüd ma olin jälle kohe katsetamas, et äkki ma leiutasin mingeid mõtteid jälle, kuidas jälle tööle saada, eks ole. Aga ütleme nii, et ütleme, kogu aeg käib selline võidurelvastumine, eks ole, et ostame linke või siis näiteks lingivahetus. Sina viitad mulle, mina viitan sulle. Kui me 2 seda teeme või me 20 seda teeme, savi keegi pane tähele. Aga kui sa teed seda 20 000, siis võib jälle nagu ventikesse minna. Vist siis, kui järsku on nagu näha, et sul toimub mingi hüppe. Jaa, seda ka, jah. Aga muidugi hüppe puhul on ka see, eks ole, et on ju orgaanilisi hüppeid ka, eks ole, selles suhtes, et mingi asi läheb kuulsaks järsku korraga ja siis ta kasvabki, eks ole. Aga jah, et üldjoontes on küll selline asi, et kui on, nimetatakse ühesõnaga ebaloomulik nagu kasv või ebaloomulik muutus, eks ole. Kuivõrd intelligentsed need Google'i robotid on, kui sul toimub mingisugune sündmus, mis läheb nii-öelda vairaliks, eks ole, et siis kas nad kontrollivad selle tõenäosust, et kas see on siis nii-öelda pahatahtlik või heatahtlik hüpe? Tead, päris isegi jään võlgu selle küsimuse vastuse, sellepärast, et see tegelane RankBrain on ta nimi, et see nagu areneb ja eks mingi päev ta jõuab sinnamaani, et ta võtab veebilehe ette ja loeb seda, et kuule, see on ju puhas otsingumootori spämm, et loe ise seda, mina rohkem ei loe, aga et ta liigub sinna suunda, et samamoodi, eks ole, Google juba peaaegu ikka suures osas saab aru, mis toimub piltide peal näiteks, eks ole, aga tegelikult teadaolevalt ta nagu otsingu tulemuste reastamisel seda ei kasuta, mida ta näeb pildi peal. Ta kasutab ainult näiteks alt-teksti või midagi taolist. Okei. Väga põnev. Selline küsimus sulle. Kaspar küsib, kuidas rohkem märksõnasid kaasata? Et praegu oleks vaja, et külastaja otsib täpselt näiteks koerte koolitamine, aga kui külastaja otsib laiemalt näiteks, kuidas veeta aega oma koeraga, et tahaks siis ka otsingus välja tulla, et kas... hästi lihtsalt rääkides on niimoodi, see on lihtsustatud, ma pärast räägin peenemalt. Iga leht või iga sõna või fraas, millega sa tahad välja tulla, selle jaoks teed ühe lehe. Teed koera koolitamise lehe ja teed koera jalutamise lehe ja koera toitmise lehe ja koeraga mängimise lehe ja koeraga ja kõik. Aga nüüd üks asi on see, et sul on mõned 10, võib-olla 100 mingit seda niisugust põhisõna. Aga koeraga mängimise lehel sa võid rääkida koera palliga mängimisest ja koera nööriga mängimisest ja oksa viskamisest ja ujumisest ja mida iganes. Selles mõttes, et üks leht ei tule välja ainult ühe sõnaga, eks ole. Ma siin just mingi päev vaatasin ühte oma ingliskeelset lehte, kus üks veebileht, nagu seesama, et ütleme koera kuut1, eks ole, see leht tuli välja rohkem kui 900 märksõnaga positsioonidel, ütleme 1–100 siis, eks ole.
et 100 tulemuse seas erinevates otsingutes oli ta 900 erineva fraasiga leitav, eks ole. Ja siis ongi nagu see, et mõnesid neist fraasidest isegi ei ole mu lehel, vaid lihtsalt Google juba hindab, et see on sünonüüm mingist otsingust, mida inimene sisestas, eks ole. Et märksõna selle nii-öelda märksõna töö, selle peaks ise nagu ajurünnaku kujul tegema. Ajurünnak näeb välja nii, et istud üksi arvuti taha tunniks ajaks ja kirjutad terve see aeg. Ja või siis alguses sa ei kirjuta, siis kui hakkab tulema, siis kirjutad. Ja siis pigistad ja siis võtad need sõnad, lähed toksid neid Google'isse, vaatad, mida teised on kasutanud, et selles mõttes, et nagu lihtsaid lahendusi ei ole olemas. Selles mõttes kõik lihtsad, mina teen lihtsa lahenduse, sina teed lihtsa lahenduse samas kohas. Ja. Ikkagi see, kes teeb nagu rohkem või targemat tööd, see saab parema tulemuse. Ja sa võid kasutada mingi keyword või märksõna tööriista või midagi taolist, lihtne mingit leida, kui palju neid otsitakse ja nii edasi, neid sa võib-olla saad Google Adsist. Google Adsi sisse ehitatud vahend annab sulle teada, kui palju Google'is otsinguid sooritatakse. Aga muidu lihtsalt oma ajutöö ja siis sama, nüüd me jõuame selle Google Search Console'ini, eks ole. Et kui sa juba oma teemal kirjutad, siis sa hakkad ka sünonüümidega välja tulema ja siis sa näed selle, et näe, ma siin mingi sõnaga isegi tulen välja, et ma pole seda kunagi kasutanud võib-olla isegi, aga ma lähen siis selle pagana koera kuudi lehe peale tagasi ja kirjutan mõne lause niimoodi ümber, et see sõna on ka sees, eks ole. Aga kuidas sa hindaksid seda tõenäosust, et kas on tõenäolisem siis tulla nagu nii-öelda edukana seal otsingus välja teemadega, mis on juba kajastust leidnud teistel teenustel või lehtedel, millel ühesõnaga on juba Google'is mingisugune sisu all või see, ütleme näiteks, et sa tuled mingisuguse selle nii-öelda brainstormingu käigus mingisuguse terminile, mida vaatad, et põhimõtteliselt mitte keegi pole teinud, et siin on minu võimalus nüüd sisu toota ja selle sõnaga nagu tulla esile, aga ma kujutan ette, et nullist esile tulemine versus see, mis on juba ka natukene jällegi, kus on nii-öelda konkurentsi, et kus see nii-öelda kuldne kesktee võiks olla? No võt, meil see internet juba nii pikalt olnud, et isegi Eestis on raske leida selliseid asju, kus sa nagu, et sul ei ole Google'i tulemustes midagi ees, eks ole. Aga see, et sinu oma lehel midagi ei ole, eks ole, see on loomulikult, et sa mõtled uue teenuse välja ja siis ta tekib, eks ole. Aga seal on nagu puhtalt selle teenuse mõttes on see, et kui seesama, mis ma ennem tein näite, et ma teen mingid internetiturunduse asju, eks ole, kui ma nüüd paneksin ühe lehena refi vahetuse, eks ole, see refi vahetus ise on päris retsi konkurentsiga valdkond, eks ole, siis saada nüüd Dreamgrow leht refi vahetusega mingile heale positsioonile. No ma olen nii üllatunud, kui lihtsalt ma mingite asjadega sain esimeseks praegu, et ma ei tea, võib-olla saaks refi vahetusega ka, aga ma ei mingid nagu pead pakule ei paneks selles suhtes, et ikkagi see temaatiline klaster, ühesõnaga sa tekitad, et kõik need asjad, mis sul seal lehel on, et need on samas, räägivad samas valdkonnas, samas erialas, eks ole. Et ma arvan, mul ei ole kunagi olnud sellist lehte nagu tööna ees. Aga kui me võtame mingid tüübid, kes teevad, ma ei tea, peavad mesitarusid ja samas remondivad autosid, eks ole. Et normaalne, mesilased sumisevad ise ja me siis teeme nii autosid, eks ole. Siis kui sa nad ühele lehele kokku paned, siis see võib-olla nagu teeb miinust pigem. Nagu, arusaadav, jah. Aga kuivõrd palju see, nagu sa ütlesid, et sa tulid esimesena välja selles otsingus, et kas näiteks kui ütleme, et äpina on keegi, kes sama terminit guugeldavad, kas temal tuleb ka see esimesena välja või on siin omakorda mingid tõenäosused, et ta arvestab sinu mingid cookide ja mingid eelistuste ajalugu? Et ütleme niimoodi, et Google ikkagi personaliseerib tulemusi ja üldiselt on ikkagi nii, et kui enamus Google'is otsingut sooritavaid inimesi ei ole turundustroidid nagu meie, ja Google arvestab sellega, et kuule, see tüüp eelmine kord otsis seda ja vaatas seda ja nüüd ta otsis seda ja vaatas seda, et ma tõstan talle seal lihtsalt esimeseks, eks ole. Ja siis ongi, et kui sa tahad, et ma sul mingi asjaga Google'is esimeseks sinu arvutis saan, siis ma pigem teen paar otsingut su arvutis ja see ongi valma. No see on jälle lihtsustatud, aga mõte on arusaadav, eks ole. Ja siis see siis tähendab
tähendab küll seda jah, et ühes linnas, ühes riigis ja nii edasi, need tulemused on kardinaalselt erinevad võivad olla. No juba seal päris alguses juba rääkisime sellest security software'i näitest, eks ole. Aga selles mõttes küll, et noh, mingites asjades on see lausa ju oluline, et kui ma otsin juuksurit, siis ilmselgelt ma ei taha põlva juuksurit, eks ole. Ma olen küll kunagi jälle teinud sellist asja, et mul oli klient, kes tegi Eesti juuksur, päriselt ka Eesti juuksur, ja tema äri oli teha soomlastele soenguid. Ehk siis soomlased sõitsid laevaga siia, siis tegid ostsid oma viinad ära ja siis läksid juuksurisse, eks ole. Ja siis... Aga point oli siis see, et kui Helsingis keegi ostis Kampomo või otsis seda, eks ole, siis me tulime ka Google'is seal esimesele välja. Aga see oli muidugi ka jälle mingi 15 aastat tagasi, et täna ilmselt mõned Soome juuksurid oskavad ka SEO teine. Ilmselt küll, jah. Okei. Laura küsis meie käest sellist asja, et kuidas selgitada kõige arusaadavamalt, et märksõnad ja teema kirjeldus on oluline iga blogipostituse juures. Lehe omanik on ise kindel, et pildid räägivad enda eest ja kirjeldust on juba kodulehe põhiinfos niigi, et tundub, et Laura on siis pärit mõnest teenuse pakkujast. No nagu ma siin ühes kohas juba vist ütlesin, on see, et Google juba täna, Google see tehisintellekt, eks, ta juba ju õpib seda, mis piltide peal on, et teoreetiliselt ta saab selle aru. Eks üks asi on nüüd see, et kasutaja tuleb veebilehele, näeb seal ilusat kleiti, saabast, lille, mida iganes, eks ole. Siis ega mis roos, on punane, on roheline, mis iganes ja roos on roos ja mis seal ikka. Aga Google ju ei tea, mis seal pildi peal on esiteks, et sa pead Google'ile andma nagu natukene kahuriliha, millega tööd teha. Aga jälle, ütleme roosi puhul, mida sa sinnagi paned nime, mina ei tea ühegi roosi nime, eks ole, nagu liiki ja nii edasi. Aga see, et teeks ära, et see leht ise, tal on rooside müük ja meie juures saad suure valiku erinevaid roose ja et selline tekst seal ikkagi on, see aitab vähemalt Google'ile arule saada ja see teeb seda, et sa satud kliendi nina alla Google'i otsingus. See, kui ta lõpuks sinu juurde kohale jõuab ja seda roosi vaatab, siis ta võib-olla teeb selle tehingu puhtalt selle roosi pildi pealt ära. Aga selleks, et üldse seda pilti näha, ta peab kuidagi ju sinuni jõudma. Ja kui Google ei saa aru, mida ta, ühesõnaga, ei saa neid otsi kokku pandud, eks ole, siis on arusaadav nagu see mõte. Teine point, natuke sellest kirjeldamisest, et roos ja kruvid ja mida iganes, eks ole, mul üks ehitusmaterjale müüv sõber ütles seda, et tema ei hakka mingi lollusega tegelema, et ta ei kirjuta kruvile kirjeldust, et kruvi on selline asjade omavahel kinnitamise vahend, mis on tuntud juba sellest ja teisest ajast ja mida iganes, eks ole. Et see on nagu nonsense. Kusjuures ma olen näinud selliseid ehitusmaterjalide poode, kellel on sellised kirjeldused kruvide juurde kirjutatud. Nii ma ei teeks. Aga küll, kui sa oled kunstnik ja tegid pildi, siis ma ei tea, võib-olla sa oled selline puhta emotsiooni peale, et sa lihtsalt ütlegi, mis sa sinna pildi peale panid, et las igaüks ise mõtleb. Okei, kunstivaldkonnas ma olen sellega nõus, aga kui sa müüd midagi ja turunduses sa paned veebilehele ainult neid asju, millega sa tahad midagi öelda kellegile. Mõned targad räägivad, et üks pilt on rohkem kui 1000 sõna, aga need sõnad siin pildi peal ei ole selle pildi peal, vaid nad on selle vaataja peas. Sina ei taha, et seal oleks need sõnad, mis on vaataja peas. Sina tahad, et seal oleks need sõnad, mis on sinu peas või mis sina oled mõelnud, et on need müügiargumendid, eks ole. Ja kui sa neid siia kõrvale need ei kirjuta, eks ole, siis ta mõtleb, mis ta ise iganes mõtleb, eks ole. Okay. Ja siis, ühesõnaga, et ja pluss veel see, lihtsalt niisugune üldse isegi nagu võib-olla turundusväline mõte on see, et kui sa mõjutad inimest erinevate nagu meediatüüpidega, siis saad rohkem tulemust. Sa annad talle tekstina seda ja näitad pilti ja võib-olla videot ja paned veel mingi laulu taha. Tähendab, see oli nali, ärge pange laule taha oma veebidele. See on jah vist need sellised põhitõed, et ärge laske kursorile mingisugust animatsiooni jälitada ja siis veebileht ei tohi vilkuda ja laulda ja niimoodi, et sa paanikahoos paned Spotify kinni, mõtled, et mis nüüd mängima hakkas järsku, et see on paha. Aga siis ühesõnaga, ma saan aru, et
tähendab, ma tegelikult tean seda saladuskatte all, aga räägime siis kuulajale, et pildile pealkirja panek on, eks ole, seal tööriistas, siis nende asja nimi on siis nii-öelda alt tag, eks ole. Et siis küsimus ka Gert on kirjutanud meile, et kas erinevate keelte puhul peaks ka piltide alt tekstid või siis nimetused vastavasse keelde tõlkima? Jah. Noh, seal ongi nagu see natukene tüütu, et kui sul on, eks ole, 5 keeles müüt roose, eks ole, see roos on ju sama, eks ole, seal pildi peal. Aga noh, nüüd oleneb sinu sellest sisuhaldustarkvarast. Noh, ma ei tea, kuidas see Voogi peal on tehtud. Mingitel juhtudel on niimoodi, et sul see mingi tõlkevigur, mis seal tarkvara sees on, see võimaldab sul samale pildile panna erinevates keeltes erinevad kirjeldused, eks ole. Aga jälle teises kohas on niimoodi, et siis, kui sa tahad seda tõesti nii teha, siis sa pead panema sama pildi lihtsalt mitu korda, eks ole, et sa teedki, kus on 2 veebi või 2 lehti, üks on inglise keeles, teine eesti keeles, detailselt samasugused, ainult et lihtsalt pilt on 2 korda, eks ole. No just, aga tegelikult on tihtipeale niimoodi, et jah, et Voogu kasutatakse tihti mitmekeelse veebilehe ehitamiseks, ütleme näiteks, et eestikeelne sisu on seal 10 lehekülge, võib-olla ingliskeelne sisu on ainult 2 lehekülge, et nad kontsentreerivad oma sõnumi ja oma sisu, aga see 2 lehekülge, mis seal on, tegelikult duplitseerib osaliselt eestikeelset sisu, et seal on võib-olla samad pildifailid, seal on võib-olla samad mingid videoaknad, eks ole, mis iganes, aga noh, tekst, eks ole, on ingliskeelne ja kõik kirjeldused on ingliskeeles, et ikkagi loomulikult vastus on see, et igas keeles tuleb hoolitseda ka selle optimiseerimise eest vastavas keeles. Noh, üks asi võib-olla, mis veel eraldi välja tuua, et ütleme nii, et kui sul isegi sisuhaldustarkvara võib tekitada selle olukorra, et sul on sama pilt, aga keele need alt-tagid on erinevad, eks ole. Ja üks asi, mis alati jääb samaks, kui sul on üks pilt, on selle faili nimi. Ja faili nimi on ka optimeerimiselement oma olemuselt, eks ole. Nii et kui sul on faili nimi on punane auto, eks ole, siis inglise keeles ei toeta nii hästi su SEO-d, kui toetaks red car, eks ole. Okei, aga jah, et see on ka kindlasti hea nipp kõigile, et kui te laete endale veebilehele sinna failide menüüsse kõigepealt need pilt üles, siis need kaamerast otse tulnud mingid DSC 0053, eks ole, et neid ei ole mõtet jätta, et need tuleks võib-olla panna siis, kas on fotograafi nimi, toote nimi, firma nimi, mis iganes, et sinna faili nimesse kindlasti tasub siis panna selle, mis teil pildi peal on, eks ole. Jaa, mina peamiselt, ühesõnaga, ma üritan piirduda, ühesõnaga, kõik nimed, kõik aadressid nii lühikesed kui võimalik, aga et nad sisaldaksid märksõna. Ehk siis essential, nii-öelda kõige möödapääsmatu masin, kui meil on koerakuut ja meil ongi kogu moos koerakuut, okei, las ta olla koerakuut, aga koerakuut suurele koerale, koerakuut väikesele koerale, ma ei tea, mida koerakuudi maailmas nagu otsingutesse tegelikult sisestatakse, aga ikkagi lõppkokkuvõttes need samad sõnad, mida inimesed kõige rohkem otsivad, võiks olla ka faili nimedes ja veebi aadressides. Okei, väga hea. Nii, vaatame edasi. Andre on meile kirjutanud sellise küsimuse, et kas Google'i jaoks on ühesõnalised ja mitmest sõnast koosnevad märksõnad võrdsed, näiteks koerte koolitamine, kus on 2 sõna? Jaa, selles mõttes ei ole vahet, et põhimõtteliselt on otsingutermin või otsingufraas on see asi, eks ole, et küsimus, mis see on ju lõppkokkuvõttes, inimene tahab mingit asja, kas selle asja kirjeldamiseks on vaja kasutada ühte sõna või 5, sellel ei ole tähtsust, et inimene tahab mingit asja. Erinevus hakkab tekkima nüüd nende samade linnade ja igasuguste selliste asjadega, eks ole, et kui ma kirjutan juuksur, mida ma siis nüüd tahtsin? Kõige suurema tõenäosusega ma tahtsin leida juuksurit, mis mul on, ütleme, kohe siin kuskil kõige lähemal, eks ole. Aga mingitel juhtudel, kui keegi kirjutab auto, mida ta tahab, kes see pagan teab, mida ta tahab, eks ole. Et mida nagu komplekssem on see märksõna, seda paremini on aru saada, mida ta tahab. Ja kui me teame, et näiteks koerakuut suurele koerale on see fraas, mida inimesed otsivad, siis me ei vii teda mitte suvalisele koerakuudi lehele, aga me viime ta just suure koerakuudi lehele, eks ole. Et see lihtsalt see detailsem fraas aitab meil sihtida paremini, eks ole. Et kui keegi otsib köögimööbel, mida ta tahab? Hästi oluline, see on hea näide selles suhtes, et köögimööbel on 2 asja. Üks asi on see, kus mingid mehed tulevad, mõõdavad sulle ära ja teevad sulle mööbli. Teine asi on see, kus sa lähed ja ostad poest endale kapi ja kruvid seina. Need on 2 täiesti erinevat asja. Müüakse täiesti eri moodi ja hinnad on täiesti erinevates kohtades, eks ole. Aga
sõna on sama, köögimööbel. Ja siin nüüd tekibki, et mida üldisem on sõna, seda on raskem on aru saada, mida see inimene tahab ja võib-olla, kui sina oled see tellimusköögi tegija ja otsija otsib seda nagu kappi endale seina krõvimiseks, siis sa ei olegi õige vastus, eks ole. Okei, selge. Väga hea, väga hea. Andre küsis tegelikult ka meil juba siin suuresti täna läbi käinud teema. Tundub, et vist see ongi vaieldamat kõige populaarsem küsimus meie seminari raames olnud, et ma loen kõigepealt tema küsimus ette, siis vaatame, kas me saame siit veel mingit infot välja pigistada. Et küsimus on siis järgmine, et kui näiteks osutan teenust ainult Tartus, kas oleks otstarbekas panna koerte koolitamine Tartus? Kuidas Google sel juhul suhtub, kui keegi lihtsalt otsib koerte koolitamine, et jällegi see asukohapõhine küsimus, eks ole, et kuivõrd palju peaks ka nagu nimetama ära oma asukohta, siis tegelikult näiteks, kui me räägime Eesti raames, on ju, et ükskõik, kas sa oled artist või kaupmees või mis iganes, on ju, sa ei pea ju tegelikult kirjutama, et see on nagu, ütleme, et ma müün köögimööblit Tartus. Loomulikult sa müüd köögimööblit Tartus, aga sa saad sellega Tallinnasse väga lihtsasti toimetada, et meil ei ole vahemaad nii suured, et kas see on pigem kasulik või kahjulik? Võt, see nüüd ongi, see küsimuse vastus on selle, sa juba ütlesid seda, eks ole, et mingid asjad on asukohapõhised, eks ole. Taksot ma ei taha vaata Tartus või Tallinna, ühesõnaga ma tahan teha, kus ma olen, eks ole. Ja seal ma isegi eeldan seda, et kui ma kirjutan takso tellimine Google'isse, siis ma arvan, et Google on piisavalt taiplik, et ta ei saada mulle mingi Põlva takso numbreid, ja see ühesõnaga, kui sul on päriselt lokatsioonipõhine äri, eks ole, et sellel on tähtsus, loomulikult siis on see, sest et kõik need, kes otsivad seda sama, ütleme, taksot, eks ole, ja sina pakud seda Viljandis, siis kogu Eesti, sa tule Google'is esimesena oletame välja sellegi, siis põhimõtteliselt kõik teised on ju närvis, et mis pagana firma see on, ainult Viljandis veab ja mõtted tahvid. Et aga kui tõesti sul on selline äri, näiteks mul raamatupidaja on Tartus, eks ole, firma on Tallinnas, raamatupidamisfirma on Tartus. Ma olen üritanud sinna mitu korda külla minna, pole välja tulnud. Ma pole neid kunagi elusest peast näinud, eks ole. Et kogu moos, mul pole vahet, kas nad on Tartus, Põlvas või kus iganes, eks ole. Ja siis võib-olla kas või sama, kus kohas vookontor on, et kedagi, sul pole mingit tähtsust, eks ole, et sellisel juhul loomulikult sa võtad kogu turgu, sest Eesti on nii väike, et siin ei ole mõtet ennast kuidagi nagu piirama hakata. Just, okei. Me olemegi siin sujuvalt jõudnud tänase, vähemalt minu märgitud viimase küsimuseni. Vahepeal kõikidele, kes seda saadet on siin vaadanud ja kuulanud, tuletan meelde, et kõik see, millest tulenevalt me siin neid küsimusi arutame, see seminar on just hiljuti toimunud ja on teile kõigile ka vaatamiseks üleval, et see informatsioon siin samas selle postituse all või selle klipi all on teil ilusti kättesaadaval, et klikige sinna peale, pange sinna oma liitumiseks tarvilik e-mail ja saate ka vaadata järgi seda seminari, mis me siin hiljuti tegime ja kus meil võttis laivis vist mingi 300 või 400 inimest osa, mis oli ka ülivinge. Samuti üks väga hea nipp sellest seminarist ka veel juurde, mida võiks ka siin samas meelde tuletada, et sul on üks väga kasulik e-raamat. Et mis on kõikidel nendel teemadel, aga ka üleüldse alustava ettevõtjana või isegi veebiturundajana või mis iganes, kui see temaatik huvitab, et kus kohas seda raamatut võiks nüüd leida? Et siis on, ma arvan, et me paneme selle lingi sinna kuhugi alla, aga et põhimõtteliselt on PDF-fail, kus on siis samm-sammult selline veebilehe peal tehtav SEO ära kirjeldatud. Et nüüd mis sealt nagu põhimõtteliselt puudu on siis linkide hankimine, et see, et sulle keegi viitaks, eks ole, sest see on hästi spetsiifiline ja seda sa pead nagu käsitööna ise vaeva nägema ja see on lihtsalt raske. Ta on selles mõttes ilgelt lihtne aru saada. Hangi endale linke, et sulle viitaksid su partnerid ja artiklid ja foorumid ja kõik, kes iganes. Aga neid linke lõppkokkuvõttes saada on väga-väga raske. Aga ülejäänud stuff see, et su oma leht on nagu korras ja seal keegi saa öelda, vaat mis siin tehtud on, siis see on seal kõik raamatus. Step by step näidete ja värkidega kõik toodud. Nii et näited, kui ma nüüd õigesti mäletan, vist Eesti turismi näited, et kui keegi peab turismitalu Põlvamaal, siis seal vist on
näiteks turismitalu Põlvamaal näidega või majutus Põlvas Ja, või ja. midagi taolist. Okei. Jah, et see lähebki sellesse viimase küsimuse teemasse ka tegelikult hästi sisse, et kas need meie arutatud SEO nipid, kuna me siin oleme konkreetselt Voo-platvormi raames, eks ole, räägime nendel teemadel, et meil on ka siin inimesi olnud, kes on endale näiteks Joomla platvormil teinud veebilehti, on WordPressi kasutajaid, on, ma ei tea, Squarespace ja nii edasi, et loomulikult see sükene universaalne temaatika toob igasugused inimesed kokku, et see ei ole ainult nagu konkreetselt Voo-keskne seminar, eks ole, aga kas need nipid, kas platvorm mängib ka rolli siin kohal, et kas sinu kogemusel, sinu pikaaegse kogemuse soovitusel on mõni platvorm, mida eelistada või midagi, mida jälgida selles juures, et võib-olla mõnes kohas on natukene raskem, et näiteks meie siin Voos olemegi väga palju vaeva näinud just sinuga koostöös välja töötanud need uued SEO tööriistad, et see oleks võimalikult kaasaegne, mugav ja toimiv, aga jah, et siin konkreetselt Andre küsis meie käest, et konkreetselt nagu Joomla platvormi raames SEO parandamise. Ühesõnaga jah, et tehnilises mõttes selles suhtes ei ole vahet, sa võid seda käsitsi HTML-is kirjutada seda veebilehte omale, et ei ole vahet. Ainuke point nüüd ongi nagu selles, et kas see tööriist, mida sina kasutad, kas selle tegijad on sellele teinud need võimalused, et see ühesõnaga, kunagi näiteks Vool ei olnud seda võimalust, eks ole, siis oleks vastus olnud ei, eks ole, aga nüüd on, aga ütleme sellised, nagu sa mainisid siin, see küsimus ise oli Joomla, eks ole, ja siis WordPress ja Drupal ja Magento ja kõik, siis kõigil nendel vähegi laiemalt levinud asjadel on olemas ja see, mis see taust on, sellel ei ole tähtsust, ta peab lihtsalt vastama nendel samadele asjadele, mis ka seal SEO raamatus kirjas on, lihtsalt ühel käib ta ühtemoodi, teisel teistmoodi, aga see lõpptulemus on ikkagi sama, eks ole. Ja kuidas seda teada saad? Vaatad järgi, mis tarkvara sul on, kui sul on Joomla, siis kirjutad Joomla SEO, Joomlas vist on extensionid või pluginad, ma ei tea, ma peast ei mäleta. Igal juhul, mis iganes ta nimi on seal Joomlas, kirjutad Joomla SEO plah. Eks ole. Ja siis ta saad selle mingi tüki sealt ja paned selle külge ja ongi valmis. Ma tean, et Joomlal on, sellepärast, et ma olen ise Joomlat SEO-tanud mingite klientide heaks. Ja siis, ühesõnaga, ütleme nii, et need suured platvormid, millel on 10 miljonid kasutajad, neil kõigil on olemas mingi vahend selle. No selge, et ühesõnaga kõige parema SEO laienduse või programmi või süsteemi jaoks tulebki kasutada seda sama Google'it, kus seal on juba igal laiendil oma SEO juba optimeerimine tehtud, et informatsioon on kätte saadud. Seal, ütleme suuremate platvormide puhul, WordPress eriti, seal on niimoodi, kui sa kirjutad WordPress SEO plugin, eks ole, siis sa saad sealt niimoodi tulemusi, eks ole, et seal juba tekib see küsimus, mis ma nüüd valin, eks ole, et ma ei tea, ma võib-olla see, mida kõige rohkem vist kasutatakse, on Yoast SEO ja siis on all-in-one SEO back vist oli see teine. Mina kasutan Yoasti peamiselt. Ja see nüüd üks uus tulija on Rank Math, nagu rank ja matemaatika, Rank Math. Ja see näeb väga seksikas välja, lubavad kõik maailma asjad ja ma lihtsalt, kuna mul on jube palju asju selle Yoastiga ära tehtud, siis ma ei jaksa seda kolimist ette võtta, et kuskil katsetama hakata, et ma siiamaani pole, ühe korra panin peale, siis ma vaatasin, ma pean nii palju asju kruttima hakkama ja lasin Yoastiga edasi. Aga et ühesõnaga neid vahendeid on palju ja kõigile peaaegu on olemas. No selge. Väga tore. Ma arvan, et see tunnikene on siin meil üsna märkamatult mööda läinud, et kõik, kes oma küsimused esitasid, on tänaseks vastused saanud. Loomulikult me oleme nii Priit kui ka meie siin Voos oleme jätkuvalt ka uutele küsimustele avatud, et sinuga saab kontakti Dreamgrow kodulehelt ja meiega saate siis kontakti Voo kodulehelt, et kirjutage, kui sel teemal on veel mingisuguseid mõtteid, küsimusi, soovite enda teenust või veebilehtides optimeerida ja teenusega otsingu tulemustes jõuda kuskile, et kirjutage meile julgelt ja me aitame teid või suuname siis kas või Priidu juurde konsultatsioonile, et see on alati
teile olemas ja kättesaadaval. Vot, aga suur aitäh sulle, Priit, aja eest ja oli väga tore. Kõigile kõike head. Aitäh. Said ka kohe palju uusi teadmisi. Mina sain küll nii palju uusi asju teada.